et mina olen Meelis ja ma olen siin metsa või selle lõunapiimaga mahedat asja ajanud juba 26 aastat, 94. aastast. Ja no siis erinevaid toetusi saanud ja ma kardangi see, et meil siin piimaasja arendame ja juustutööstust väikest, tahame kvaliteetjuustusid teha. Kõige suurem probleem, mis ma kardan, mis võib meie arengut pärssida, on maaelupoliitika ja nende toetuste jagamine. Et ma olen siin üsna kõvasti kuulnud juba, Euroopas räägitakse käppingust üsna kõvasti. Eestis ollakse nagu sellele tahetakse sellele erisust saada. Vaata, see ongi kõige suurem probleem, et kui ühiskond tahab, et neid ei toetata, kes mürke ja väetisi kasutavad ja ületootmist forseerivad ja mujal on sellest ammu aru saadud. Aga ma kardan, et Eestis on on seda raske muuta. Need, kes on harjunud toetusi saama, nad on suuri investeeringuid teinud, pangad soosivad neid, poliitikud, nad on sellise olukorraga rahul, aga ühiskond ei ole sellega rahul. Ja kui mujal sellest käppingust räägitakse üha rohkem, siis meil ei taheta sellest üldse rääkida. Eesti kodanikuna ma ei saa sellest aru, et miks mina peaksin maksma nendele ettevõtetele oma maksutulust osa, kes Eestimaal kasvatavad maailma odavamat asja. Nad toovad siia sisse mürke, väetisi, GMO-sisaldusega putrusid, toodavad siin maailma odavaimat asja ja siis tahavad maksumaksja raha selle eest saada. Eesti maksumaksja raha ja Euroopa Liidu maksumaksja raha. Mina ei ole enam valmis küll väga pikalt nõus siis maksumaksja olema, kui niimoodi seda maksumaksja raha ümber jaotatakse. Kasusaajad või need toetuse saajad toodavad siin sellist toitu, mida meil on üle ja toodavad maailma kõige odavamat toitu, raiskavad loodusressurssi ja tööjõu ka toovad välismaalt sisse, maad ka heal juhul rendivad võib-olla mõne kohaliku käest, aga võib-olla on isegi maad ka fondide käest rendituks, nii et meil ei absoluutselt mitte midagi. Ja miks ma peaksin maksumaksjana siis selle kinni maksma? Ma ei näe vajadust selle kinni maksta. Kui nad tahavad seda teha, las nad teevad oma raha eest. Me peame lihtsalt jälgima, et nad meie loodust täiesti ära ei riku. Me peaksime selle eest seisma, et võimalikult kaua see loodust ikkagi säiliks. Me peaksime seda tasakaalu aitama otsida. Toetus peaks minema nendele, kes reaalselt maal elavad ja seal toimetavad, ja maksumaksjana ma olen igal juhul nõus sellisele väiksele perele maksma toetust, kes peab näiteks seal mingis väikses koguses lehmi, ühe roboti jagu lehmi, teevad selle kõik juustuks imeheaks ja toimetavad seal kohapeal, kasvatavad 2, 3, 4 last. Et ma hea meelega maksaks nendele, aga ma ei maksa nendele, kes 10 korda suve jooksul rapsipõldu väetavad või mürgitavad 10 korda ja kui mul on seal mürgipõllu kõrval oma suvila, siis ma ei saa sinna minna. Ma ei saa oma vanaema juubelit, 90 aasta juubelit, on valge telk, sõbrad kõik kokku kutsunud ja siis tuleb üks suur mürgipritsimees ja kui ma ütlen ära praegust 2-3 tundi pritsi, siis ta ei saa sellest keelest aru, mis ma talle ütlen. Ja ta ei ütle, et ta ütleb, et ta ei saa aru, et mul on käsk antud ja ma teen oma tööd. Ta juba 26 aastat siin teinud Eestit mahedaks ja ma ei näe, ma ootan pikki silmi seda momenti, kui ma suudan ära selle tõestada, et ma saan oluliselt väiksemast kogusest piimast oluliselt rohkem raha. Et ma saan, mul võivad lehmad anda siin 8 tonni piima, aga ma saan sellest piimast 2 korda rohkem raha kui nende lehmapiimast, mis 12 tonni annavad. Loomulikult Eesti mahedaks. Teeme Eesti mahedaks.